No tere kõigile minu kanali jälgijatele. Oma viimases rääkivas raamatus ma lõpetasin sellega, et järgmine teema saab olema tõsisem ja kurvapoolne. Ja seda ta ka on, kuigi mitte seda teemat ei pidanud ma silmis. Elu toob meile ise kätte uued uudised, võimalused ja pöörded. Tänase rääkiva raamatu alapealkiri on Kuninganna. Ja mitte sellepärast, et meie seast on lahkunud üks tõeline kuninganna, vaid ka sellepärast, et ka minul oli võimalus saada kuningannaks. Ja sellest loost ma tahan rääkida, aga või sellest veidi hiljem. Et nagu ma ütlesin eelmise video alguses, kui kõik on uus septembrikuus, siis sel septembrikuul on tõepoolest olnud palju uusi asju. Täna on alles 10. september. Kuu ei ole veel läbi ja millega see kuu lõpeb, seda me ei tea. Aga see nädal on olnud Inglismaa ajaloos üks märkimisväärne nädal selle poolest, et selle nädala jooksul on vahetunud nii peaminister kui ka kroonitud pead. Kuigi see uus kroonitud pea ei ole veel ametlikult kroonimale pähe saanud, selle saab ta hiljem, aga ametisse on ta nagu juba astunud. Et kui esmaspäeval oli ametis viimast päeva veel Boris Johnson, siis teisipäeval kuninganna Elizabeth II vabastas ta ametist ja andis volitused uuele peaministrile Liz Trussile valitsuse moodustamiseks. Kolmapäeval kuninganna tervis halvenes ja neljapäeva õhtupoolikul ta suri. Sellest hetkest sai ka prints Charlesist kuningas Charles. Nii et sel nädalal on vahetunud meil nii peaminister kui kuninganna asemel on meil nüüd kuningas. Nagu Charles eile ühes vestluses mainis, siis kuigi arvestades kuninganna vanust ja tema tervislikku seisundit, eks nad olid valmistunud selleks, aga nagu Charles ütles, mitte keegi ei ole kunagi selleks lõplikult valmis. Ja ei olnud ka nemad ilmselt. Ja seda enam oli täna märgata valitsusel, kui nad vormistasid neid dokumente seal, kuidas need kuningliku pere liikmed siis pidid üle tindipottide ja neid allkirju seal andma. Neil ei olnud ju ka sellist kogemust. 70 aastat tagasi oli viimane kord. Nii et jah. Charles ütles eile, et minu mamma on läinud oma viimsele teekonnale minu armastatud papa juurde. Puhaku nad rahus. Aga nüüd vahetame teemat, nüüd pöörame selle teema minu peale. Mul läksid silmad vesiseks. Mul on nad soo peale loodud. Kes veel ei tea, siis nüüd teab. Minu silmad on soo peal ja see on kaunis vesine praegusel ajal. Ja nüüd siis lugu sellest, kuidas minust oleks saanud kuninganna. Ja see ei ole nali. Üldsegi mitte. Alustame algusest. Tutvusin internetis ühe, minust oli ta 10 aastat noorem, üks meeldiva ja haritud ja viisaka olemisega meesterahvas. Suhtlesime, vestlesime interneti teel, ta oli Dubais ja me päris tihti suhtlesime Skype'i teel ja ta ei mitte mingil moel ei, nagu nad enamuses ikka on, püüavad ikka jutu teema viia seksile ja ma ei tea, mida iganes kiidavad. Ei, me arutasime maailma asju ja siuke viisakas, ma muidu ei oleks temaga suhelnudki. Mingil hetkel hakkas ta mulle mainima, et ta ei ole päris tavaline inimene, et tema on kuninglikust soovust. Ja siis vähehaaval tuli välja, et tema on prints Ghanast. Ja temast saab tulevikus kuningas.
aga ma usun, et te kõik olete näinud seda filmi Prints Zamundast, kes tahtis enne kui ta nagu troonile saab, tahtis minna maailma avastama ja läks Ameerikasse, eks ole, ja armus seal ja siis noh, te teate seda lugu, on ju. No vot, minu puhul oli siis tegu printsiga Ghanast, kellel oli sama põhimõte, kelle onu oli tegelikult veel nagu kuningas, aga temast pidi siis saama nagu järgmine kuningas. Aga enne, kui tema kuningaks saab, ta tahtis minna maailma avastama, ütles, et kui ma tean, et kui minust saab kuningas, siis mul ei ole võimalik enam oma elu elada, vabalt maailmas ringi käia, siis ma pean teenima oma rahvast, eks ole. Ja tema siis otsustas minna Dubaisse, elada normaalset elu seal, teha normaalset tööd ja olla tavainimene, mis ta tegelikult ka oli, kuni ta ütles, et kuni ta ei ole kroonitud kuningaks, ta ongi nagu tavaline inimene, aga noh, ta tahtis näha maailma natukene ja läks tema siis Dubaisse. Ja seal me siis vestlesime ja noh, siis ta ütles mulle niimoodi, et mina hakkasin talle väga meeldima ja nii edasi, tema tahtis, et me kohtuksime ja siis, kui me meeldime teineteisele, siis me nagu abiellume ja siis saab minust kuninganna. Sorry. Noh, see tundub ju huvitav, eks ole, ma suhtlesin temaga edasi, sest noh, mulle väljakutsed nagu meeldivad iseenesest ja uudishimu oli nagu ka, eks ole, noh, ta oli küll Ghanast, eks ole, Aafrika riik, aga noh, ma lihtsalt puhtast uudishimust ma tahtsin teada, et võib-olla mingi osa minust oli ka huvitatud sellest, et mis siis juhtub ja nii edasi, aga see oli väga väike osa. Et suurem osa oli sellest nagu uudishimu teada saada tagamaid ja kombeid ja nii edasi. Ja mina siis, tal oli ka tütar 10-aastane, printsess Pereza. Ja tema oli siis prints Asante. Nii. Ja printsess Pereza oli siis 10-aastane tüdruk, ta oli päris suurt kasvu küll, aga ta oli lahutatud ja ema ei olevat olnud just mitte eriti huvitatud sellest temaga koos elamisest ja lapse kasvatamisest, nii et tema nagu see tütar jäi nagu tema kasvatada ja kui ta oli seal Dubais, siis tema ema nagu kasvatas seda Perezat. Aga tema siis nagu mina ei andnud talle mingeid veksleid välja ja mingeid lubadusi, aga ta oli ise siis nii omaalgatuslikult seal kandis siis nagu oma perekonnale ja kõigile siis nagu ette ja tütrele ja saatis seal neid pilte ja nad olid siis nagu väga excited, nad olid siis nagu väga huvitatud sellest ja erutatud, et isa võib võtta endale naise, kellest saab kuninganna ja valgenahaline ja blond veel peale kauba, eks ole. No, tüdruk oli siis pilte näidanud ja oma sellest siis, selle entusiasmist siis koolis nagu kõike siis nagu rääkinud ja kõik oli siis nagu väga huvitatud ja ootasid siis nagu väga põnevusega seda, et mis siis saama hakkab. No mis siis saama hakkab, siis plaanis tulevane kuningas siis nagu plaanis tulla mind vaatama siia Inglismaale. Et siis me nagu kohtuksime reaalselt ja siis me saame nagu rohkem arutada, aga saatusel olid teised plaanid varuks. Saatusel oli plaanis, oli see, et ta õde suri ära. Ja siis ta sõitis Ghanasse neid matuseid korraldama ja kui ta oli siis seal juba koha peal, siis ta ütles, et ta tahaks, et mina ka lähen sinna, ühineksin nendega sinna õe matustele. Ja kuna onu tervis on juba nagu päris kehva, see kuningas nagu, et siis nad nagu plaaniksid selle tseremoonia ka, et kui ma juba üksiti sinna lähen, et siis nad plaaniksid selle tseremoonia ka, kuidas siis minust teha täieõiguslik kuninganna kandidaat. Ja seda ma siis küsisin juba eelnevalt, eks ole, et kas need mustanahalised nagu aktsepteerivad seda, et nende kuninganna on heledanahaline. Siis nad ütlesid, jah, see on võimalik, aga siis tuleks läbida rituaal. See rituaal seisnes selles, et tuleb läbi viia verevahetus. Lõigatakse veenid mõlemal läbi
nii minul kui siis sellel printsil ja siis me peame oma käed ristama ja niimoodi siis selle verevahetuse tseremoonia siis nagu rahva silme ees tegema, eks ole. Ja siis olen ma täieõiguslik kuninganna kandidaat. Et see kuninganna ja kuningaks ja kuningannaks kroonimine, see toimub nagu hiljem, aga eelnevalt ma peaksin siis nagu selle rituaali läbima, et ma oleksin siis nagu õigustatud seda kuningannaks saama. Nii. Noh, seda ma teadsin juba nagu enne, aga kuna ta siis oli juba seal Ghanas ja need õematused ja siis ta hakkas mulle nagu tunduma, et noh, kui sa nüüd tuled nüüd siia, siis me viime selle tseremoonia ka üksiti läbi ja vot see tundus mulle liiga kiirustatuna, et ma ju ei tunnegi sind ennast, eks ole, ja nüüd tulla sinna sinu rahva ette ja kõik need tseremooniad korraga, et see käis mulle nagu, vot see hakkas mulle vastu. Ja ma ütlesin, et ei anna andeks, aga ma ei tule. Ja ma ei ole selleks valmis. Et noh, ja noh, ta nagu solvus, sest nad olid seal kõik nii väga ootasid, rahvast oli juba ka nagu rahvas oli ka juba nagu imbunud see jutt, et noh, et nüüd tulen ja nüüd siis on see tulevane kuninganna ja kõik, et nagu rahva ootusi on petetud. Ma ütlesin, mina ei ole kellegi ootusi petnud ja sa oled ise ju selleks teinud seda, et no ja, see selleks. Ühesõnaga, mina ei läinud ja meil on mitte, et ma oleks kartma löönud, aga mulle tundus see liiga kiirustatuna, et siiski ma oleks tahtnud temaga eelnevalt nii kohtuda kusagil neutraalsel pinnal, mitte tema rahva silme ees, kus on siis nagu kõik siis jälgivad. Teine võimalus oli muidugi see, ta ütles, et kui ma ei ole nõus selle rituaaliga ja ma ei ole nõus kuningannaks hakkama, siis ta võib ka oma troonist loobuda. Aga noh, et seda arutame siis ikkagi siis, kui me kokku saame. No ja noh, ka ühesõnaga tel hetkel jäi siis meil nagu see kaup katki ja ma nagu solvusin, tema nagu solvus ka minu peale. Mõni aasta hiljem ta võttis minuga uuesti kontakti ja ütles, et ta ei saa ikkagi rahu. Onu oma kehva tervisega on endiselt ikka veel troonil, aga et tema ei saa ikkagi rahu ja ta on leidnud endale siia Inglismaale ühe töökoha ja ta taotles endale viisat, kui liht inimene, eks ole. Aga ta millegipärast ei saanud seda, ta ei saanud seda viisat ja ma ütlesin talle ka, et noh, et see mitu aastat juba nagu möödas ja et ei tule sellest suurt midagi välja ja noh, ühesõnaga mina temaga ei kohtunud ja nii minust ka kuningannat ei saanud. Ja mis temast nüüd saanud on, ma ei oska seda öelda, kas temast on nüüd kuningas saanud või ta loobus või kus ta on või mis ta teeb, nii et minu prints Ghanast võimalus läks käest ära, sest mulle tundus see siiski natukene liiga võõras ja noh, mulle väljakutsed küll meeldivad, aga ja see väljakutse oli huvitav iseenesest, aga kui ma hakkasin mõtlema kõige selle peale, et mul on ju oma rahvas, mul on oma kultuur ja ma olen nagu seda meelt ja selles vaimus üles kasvanud ja nüüd minna ja ma olen pühenduv inimene, ma võin pühenduda küll, aga siis ma oleks läinud nagu iseendaga mahuks sisse ja need märgid, mida universum mulle andis, kui ma küsisin vaikides, et anda mulle märke, siis need märgid olid sellised, mis ei soosinud seda otsust ja seda sammu ette võtmast, nii et see väljakutse jäi mul vastu võtmata, kuigi ega noh, Charles on nüüd 72 aastane, saab 73 vist. Nii et mina saan, noh, mul on ka jõulukoos, siis sai veel aega iseenesest. Aga vaevalt, et mõni sinivereline veel mulle ette satub sellisel moel. Nii et minu kuninglikud etteasted ilmselt piirduvad sellega, et jällegi lähme tagasi sinna Setumaale 2000. aastal. Tegi Torgu kuningas Kirill minust täieõigusliku Torgu kuningriigi täieõigusliku suursaadiku Setu kuningriigis. Ja siis ma seal kuningriigi päeval siis pidin Kirill teist nagu siis esindama, tema läkituse ette lugema ja ühesõnaga olid mul siis nagu igati Torgu kuningriigi volitused Setu kuningriigis. Nii et ilmselt sellega siis minu kuninglikud kohustused ka piirduvad praegusel hetkel. Nii et ega me ei tea küll, mis edasi saab. Vot selline lugu ja kuningannat minust ei saanud
ja võib-olla ei saa iseenda jaoks, ma võin ju küll kuningas olla, siin ma sa oled küll jah kuninganna nii ja naa, aga tõeliseks kuningannaks ma arvan, peab ikkagi sündima. Et selleks nagu see lihtsalt niisama verevahetusega ja nii on, et nii ei saada. Noh, jah. Ja seda siniverelise verd minus teadaolevalt, vähemalt hetkel teadaolevalt minus ei ole. Nii et aga tänaseks rohkem me seda videot pikemaks ei venita. Nii et jah, kuninganna Elizabeth II on lahkunud. Kuningas Charles III on asemele astunud. Ja mis huvitav, siis mul on ka olemas roos, kuninganna Elizabeth, mis oli väga laisk sel aastal õitsema hakkama. Aga ta siiski õitses hiljem kui kõik teised roosid. Ja siis ta läks puhkama ja sel nädalal hakkas ta uuesti õitsema. Nii et siin baasis võib-olla on isegi näha, on üks õis sellest esimesest õiest, mis nüüd teisest satsist nagu lahti läks, kuninganna Elizabeth. Nii et see roos õitseb siin küünla kõrval tema mälestuseks. Nii et kõigile teile head tervist. Olge kaitstud, olge õnnistatud. Hoidkem üksteist. Ja jälle nägemiseni, jälle kuulmiseni.